Teherani tänavad on tulega täidetud. USA ja Iisraeli hävitajad vallandasid Iraani suurtes naftarafineerimistehastes tõelise põrgu senise sõja rängimas pommitamises, muutes öötaeva punaseks. Aga näete, Iraanil pole kedagi teist süüdistada peale iseenda. Islamistlik režiim alustas esimesena Saudi Araabia, Kuveidi ja Bahreini rafineerimistehaste pommitamist. Nad tahtsid maailma šantažeerida, tõstes ülemaailmseid naftahindu, kuid see strateegia kukkus suurejooneliselt läbi. See kõik algas eile hommikul presidendi Donald Trumpi hoiatusega. Keskendume selle avalduse lõpule. President Donald Trump ütleb, et täna saab Iraan väga tugeva löögi. Tõsiselt kaalutakse täielikku hävitamist piirkondades, mida seni pole sihtmärkideks peetud. Kui ta avalduse tegi, ei teadnud me, millistest sihtmärkidest ta rääkis või miks ta ründamise osas meelt muutis. Nüüd teame. Iraan on viimastel päevadel rünnanud Saudi Araabia, Kuveidi ja Bahreini rafineerimistehaseid. Ja režiim tõesti uskus, et need riigid ei hakka vastu. Ma arvan, et neil oli õigus. Need riigid ei vastanud. Aga arva, kes annab vastulöögi? Iisraeli hävitajad. Iraan unustas, et ta sõltub naftast ellujäämiseks rohkem kui ükski teine riik. Režiimi ainsaks turuallikaks on musta turu naftamüük, kuna nende nafta on sanktsioonide all ja seda saab müüa vaid ebaseaduslikult. Iisrael hävitab nüüd ka viimase päästerõnga. Vaata klippi, see pole tehisintellekt ega videomäng, vaid põlevad Iraani naftahoidlad. Neid tabati eile ja olen kindel, et need põlevad veel praegugi. Vaadake ise. See oli Iraanis nii suur sündmus, et meil on põhimõtteliselt piiramatult kaadreid ja erinevaid vaatenurki sellest, mis juhtus. Aga enne kui me seda kõike vaatame üksikasju selle kohta, mida Iisrael ründas. Iisraeli lennukid ründasid laupäeval Teherani lähedal energiarajatisi. Sihtmärgiks oli ligi 30 naftahoidlat Iraani suurimas rafineerimistehases. Seda kinnitas Iraani naftaministeerium, märkides, et mitmed naftahoidlad on saanud tabamuse Teheranis ja selle ümbruses. Vaatame kaadreid Iraani kodanikelt. Esimene on Teherani nafta rafineerimistehasest. See on üks suurimaid rafineerimistehaseid Iraanis ja katab ligikaudu 50% kogu riigi energiavajadusest. Järgmine klipp on Fadisi naftabaasist, mis asub Karaish linnas, mis jääb Teherani lähedale. Need pole väikesed tulekahjud, vaid põrgulõõmad, mis põlevad tõenäoliselt veel päevi ja tabavad režiimi halvimal võimalikul ajal. Pane tähele, et jaanuari alguse protestid olid algul majanduslikud, enne kui muutusid poliitiliseks. Inimesed protesteerisid veepuuduse halva majandamise, inflatsiooni, palkade ja sisuliselt kõige muu vastu, mis riigis lagunes. Et seda paremini mõista ja meelde tuletada, vaatasime andmeid Iraanist, et teada saada, kuidas tavaline iraanlane elas. 1 kuu palk lubab Iraanis osta vaid 8 muna. Seetõttu inimesed protestima läksidki. Nad soovisid paremat elu ja mõistsid, et režiim ei suuda seda pakkuda. Islamistlik režiim tahtis vaid levitada islami revolutsiooni, rahastada Hezbollah'd, Hamasi ja Hutisid ning ehitada tuumarelvi samal ajal kui tavalised iraanlased kannatasid. Ja nüüd näeme, et majanduskriis lihtsalt süveneb. Iraan ei saa eksportida naftat ja nüüd põleb pool nende varust. Majandus oli kokku varisemas ja ma arvan, et see kiirendab seda kokkuvarisemist veelgi. Näitan teile, kuidas see koha pealt välja näeb, sest see on tõesti ohtlik või isegi apokalüptiline, nagu mõned iraanlased ütlevad. Iraanlasest autojuht filmis Teheranis maanteel põlevat rafineerimistehast. Vaadake klippi.
Peagi arutame, kuidas pealtnägijad sündmusi kirjeldavad. Aga nagu te juba teate, nende klippide põhjal, mida ma teile näidanud olen, siis tõenäoliselt piirab YouTube seda videot. Sest alati, kui me näitame midagi ohtlikku, ei meeldi see YouTube'ile eriti, kuna see pole reklaamijatele sobiv. Ma saan sellest täiesti aru ja otsustan teile seda kõike ikkagi näidata. Aga üks probleem piiranguga on see, et neid videoid ei näidata paljudele inimestele. Kui vajutate allpool meeldib ja telli nuppu, aitab see tõesti. Nüüd vaatame pealtnägijate ütlusi. Pealtnägija ütles BBC-le, et öö muutus justkui päevaks. Teine ütles, et kõikjal oli palju suitsu ja ka oma majas oli tunda põlemise lõhna. Teine mees rääkis, et alguses oli kõikjal punane valgus ja siis tekkis punane pilv. Kui nad katusele läksid, mõistsid nad, et naftahoidla põleb. Mõned teavad, et CNN-i reporter pääses Teherani ja raporteeris sealt otse. Oluline on märkida, et ta teeb seda režiimi loal. Seda tasub meeles pidada. Kathleen, et tal on palju võimalusi režiimi kritiseerida. Aga vaadake kohe tulevat klippi. Tundub, et ta ei toeta eriti režiimi nende klippide põhjal, mida olen näinud. Samuti jagavad nad huvitavaid teadmisi Teherani tegutsemise kohta sellisel ajal. Nii et kuulake, kuidas see rünnak välja näeb, kui olete sõna otseses mõttes Teheranis. CNN on esimene USA telekanal, kes sai pärast sõja algust loa Iraani siseneda. Meie meeskond on seal valitsuse loal koos CNN-i vanema korrespondendi Fred Blakeni ja tema meeskonnaga Teheranis. Fred, ma tean, et piirkonnas on olnud õhurünnakud. Mida sa praegu näed? Jah, John, täna õhtul on Teheranis toimunud tohutult õhurünnaku. Üks asi, mida me oma positsioonilt nägime, kuulsime ja tundsime, oli hulgaliselt väga tugevaid mürtse, mis polnud meist kaugel. Samuti, kui me välja läksime, kuulsime õhus hävitajaid. Nii et on selge, et käimas oli pidev õhurünnakute kampaania. Kui ta veel kuulda, ma ütleksin, et umbes tund või 1,5 tundi tabati mitmeid sihtmärke, mitte ainult Teherani lõunaosas, vaid ka ida ja lääne osas. Me nägime tohutuid suitsusambaid linna kohal, eriti lääne osas ja lõuna osas. Ja tundub, et osa naftataristust sai seal pihta kas USA või Iisraeli lennukite poolt. Vähemalt nii see paistis. Seal põlesid tulekahjud. Taevasse tõusis paks must suits. Iraani riigi televisioonis kuuleme, et ilmselt on Teherani lõunaosas asuvad suured naftahoidlad pihta saanud. Pole täpselt selge, kui suured kahjustused olid, aga meie vaatepunktis tundus, et need olid väga-väga suured. Nüüd nimetavad Iraani allikad ja Iraani meelsed seda tsiviilisikute vastu suunatud eskalatsiooniks. Tegelikkuses see nii ei ole. Selgitan. Need rajatised ei ole tavalisi iraanlasi teenindav kaubanduslik infrastruktuur. IRGC kontrollib neid ja on aastaid kasutanud riigi naftavarasid isiklikuks tuluks. Selle asemel, et tegutseda tavalise riigieelarve kaudu, anti neile kontroll naftavarade ja nende varade poolt teenitud tulu üle. Need vahendid on rahastanud varirühmitusi Liibanonist Jeemenini, ostnud relvi Hiinast ning põhjustanud ebastabiilsust kogu Lähis-Idas. IRGC julgeolekujõud kontrollivad ja valvavad neid ladusid, mis on osa režiimi sõjalisest logistikast. See teeb neist seadusliku sõjalise sihtmärgi, mitte tsiviilinfrastruktuuri. Iraani ressursid peaksid kuuluma Iraani rahvale. IRGC on aastakümneid kasutanud neid oma sõjakassana. Enne kui seda nimetatakse eskalatsiooniks, meenutage, mida Iraan on teinud. Iraan on rünnanud lennujaamu. Nägin eile hommikul, kuidas droon kukkus lennujaamas. Iraani president vabandas televisioonis tsiviilsihtmärkide ründamise eest Pärsia lahe riikides. Nad teavad, et teevad valesti, kuid ei tunnista seda. President püüdis vabandada, kuid sõjavägi lükkas selle tagasi. Iraan on tapnud Pärsia lahe riikides 10 tsiviilisikuid, kel polnud sõjaga seost, vaid seetõttu, et seal asuvad USA baasid, mida operatsioonis ei kasutatud. Inimesed eiravad täielikult Iraani tegevust ja IRGC sõjakuritegusid. Naftaterminali rünnati, et takistada IRGC-l tegutsemist. Ja tead mis? Rünnak oli nii tugev, et Iraani tänavad põlevad. Näitan sulle, mida mõtlen.
Ma pole küll naftaekspert, kuid usun, et naftapõlenguid on kustutada raskem kui tavalisi tulekahjusid. Kui keegi siin teab nafta kohta rohkem kui mina, siis palun andke kommentaarides teada, sest mul on tunne, et neil saab selle kustutamisega raskem olema. Tahan naasta selle säutsu juurde, millega video algas, kus president Trump ütles, et Iraan saab peagi tugevama löögi kui kunagi varem. Ja teate mis? Tagantjärele tarkusega oli see tõsi. Näitan teile üksikasju. Kuulake. Iraani sõja 8. päeval on siin peamised sündmused, mis täna Lähis-Idas toimuvad. USA teatas Iraanis läbi toimunud seni suurimast ommitamiskampaaniast. Konflikti teise nädalasse jõudes kinnitab president Donald Trump, et Iraaniga sõlmitakse vaid tingimusteta alistumise kokkulepe. Iraani president Masoud Pezeshkian ütleb, et USA nõudmine on unistus, mille nad võiksid hauda kaasa võtta. Kolmbone pommitajad, mis kannavad 24 tiibraketi, maandusid Fairfordi õhuväebaasis Ühendkuningriigis. Trump hoiatab Iraani tugeva löögi eest. Iisraeli kaitsevägi teatas rünnakutest Iraani terrorirežiimi infrastruktuurile Teheranis ja Isfahanis. Üks politseijaoskond riigi lääneosas on hävitatud ühes neist Iisraeli õhurünnakutest. Üle riigi on kuuldud plahvatusi ja nähtud suitsu. Iraan vastas raketirünnakutega, sealhulgas Iisraeli pihta. Nüüd andis ka Iisraeli õhuvägi välja avalduse, milles öeldi, et nad tegid seda selleks, et tabada kõige valusamalt Iraani rahakotti. Põhimõtteliselt IRGC rahalisi vahendeid. Nad lubasid jätkata sõja laiendamist, et IRGC-l poleks ressursse tegevuse jätkamiseks. Nüüd las ma näitan teile, mida IRGC sellisel ajal teeb. Mis sa oled mu selja taga? Seda ei saaks paremini lavastada. IRGC ja Basiji patrullivad tänavatel. Teheran tuleb ja nad levitavad propagandat valjuhäälditest. Julgeolekujõud demonstreerivad jõudu inimeste hirmutamiseks, paraaditsedes varustusega tänavatel, samal ajal kui režiimi toetajad annavad neile lilli ja lippe. Sõda Ameerika! Sõda Iisrael. Nad sunnivad inimesi nendega marssima. Režiimi toetajad skandeerivad surm Iisraelile, surm Ameerikale. Propagandamiitingud on mõeldud vabadust soovijate ja režiimi vastu protestijate demoraliseerimiseks, nagu jaanuaris juhtus. Ja loomulikult lisaks kõigele sellele lähevad revolutsioonikaardi komandörid riigitelevisiooni ja edastavad väga selge sõnumi. Kuulake ise. Me ei luba Ameerika ja Iisraeli rämpsul tänavatel arvamust avaldada. Surm mässajatele. Kui keegi tahab tänavale tulla, saab ta sama karistuse nagu Iisraeli sõdur, sama karistuse nagu Iisraeli sõdur, kelle käed on verised. Tänava lõputulija saab sama karistuse ja me ei jäta väljakut hetkekski. Allahu Akbar. Jutpurkaned. Surm maailma rõhujale. Rahu islami tiinijatele. Tervitused Shebakinile. Surm a miracle. Tahaksin käsitleda midagi, mis on minu jaoks veidi frustreeriv. Ameerika Ühendriikides on inimesi, kes vihkavad riiki nii palju, et toetavad revolutsioonikaarti. Ja nad nimetavad revolutsioonikaarti Jumala kingituseks maale, lihtsalt sellepärast, et nad võitlevad Ameerika Ühendriikide vastu. Lubage mul jagada üht sõnumit. Mitte enda, vaid kellegi teise poolt, kes tegelikult teab, mis revolutsioonikaart on. Kuulake ise. Ma nägin kedagi nimetamas revolutsioonikaarti vastupanuks, sest see seisab vastu lääne imperialismile. Olgem siin selged. Vastupanu on rahvas. Vastupanu on arstid, keda surmanuhtlus ootab haavatud meeleavaldajate ravimise eest. Vastupanu on meeleavaldajad, keda turistati, vangistati ja tapeti. Vastupanu on pered, kes pidid oma lapsi surnukehade seast otsima. Iga võim, mis muudab abistamise kuriteoks, kardab relvastamata rahva hulki ja terroriseerib oma enda elanikkonda, ei seisa vastu impeeriumile. See hoopis rakendab seda. Kui tead revolutsioonikaardi toetajat, saada talle see klipp.
saada neile päris tõde inimestelt, kellel on kogemus. Nii räägivad iraanlased Iraanis oma niinimetatud juhtidest. Üks iraanlane postitas selle säutsu. Parlamendiliikmed peaksid kiiresti kogunema, et president Peskachini ametist vabastada. Kui nad seda praegu ei tee, pole see oluline. Oluline on, et nad koguneksid kiiresti kokku. Küllap mõistate, miks ta seda soovib. Ta tahab vabadust. Nüüd tahan ma siin ümber lükata osa valeinfot, mida levitavad Iraan ja Iraani kontod, mis toetavad revolutsioonikaarti. See oli BBC kokkuvõte, mis näitab levitatavat valeinfot ja selle kõrvale tõelist kaadrit. Pöörake sellele hoolikalt tähelepanu. See on päris. See ei ole. See on päris. See ei ole. Tehisintellekti võltsingud levivad USA, Iisraeli ja Iraani sõja kohta. Üks video kogus 70 miljonit vaatamist, väites, et näitab Iraani raketirünnakut USA hävitajale, kuid see on hoopis videomängust. Mõned võiksvideod nagu see siin on selgelt äratuntavad, näiteks sobimatu ilutulestik. Samas, sama kaader võib olla palju veenvam. Võrdle seda päris fotoga, mille oleme kontrollinud ja mis näitab tõusvat suitsu. Mitte tulepalli. See on laupäevase rünnaku video USA mereväebaasist Bahreinis. Üks postitus väitis selle satelliidipildi põhjal, et USA radarid hävitati, kuid tegelikult on tegu tehisintellekti võltsinguga. Pilt põhineb eelmise aasta Google Mapsi satelliidi vaatel. Autod on samas kohas ning sõda on kestnud vaid mõned päevad. Võltsvideote ja valeinfo levik on nüüd palju suurem kui varem. Dramaatilised võltsvideod on eriti kaasahaaravad ja kergesti jagatavad.